Käesolevas peatükis hakkame nüüd lähemalt rääkima diagrammidest. Sellest, kuidas neid diagramme luua, kuidas neid muuta, kuidas nendega üldse toimetada. Millised on võimalused, millised on erinevad diagrammi tüübid ja nii edasi. Nüüd kõigepealt vaatame, kuidas üldse diagrammi luua. Alustuseks peaks meil olema andmetabel, millest me soovime diagrammi luua. Ja võib etteruttavalt öelda, et väga tihti on see tabeli struktuur ja olemus ka aluseks sellele, millist tüüpi diagrammi me saame luua. Minul on siin selline näidistabel, millest ma soovin siis diagrammi luua ja ma näitan teile nüüd selle protsessi peamised sammud ära, et oleks näha, millised tegevused ja millised erinevad diagrammi tüübid on siis olemas. Esimese asjana peaks teil olema siis aktiivne lahter, see, millel on see raam ümber, kuskil diagrammi tabeli sees. Te ei pea tingimata diagrammi tabelit ära märkima. Märgitakse juhul, kui soovitakse teha diagramm näiteks ainult osast tabelist, näiteks ainult nendest andmetest. Siis märgitakse ära. Kui ma soovin diagrammis kõiki andmeid kasutada, siis piisab, kui aktiivne lahter on tabeli sees. Ja nüüd diagrammi lisamiseks tuleks võtta lisamine menüü ja peaaegu kõige alumine valik on diagramm. Mis järel teile siis avatakse diagrammi loomise nõustaja aken ja läbida tuleks teatud hulk samme. Nüüd kõige esimene samm räägibki teile diagrammi tüübi valikust. Siin on teile ära toodud erinevad diagrammi tüübid ja siin on siis ka iga tüübi nii-öelda alamkategooriad. No, kõige levinum võib öelda on tulpdiagramm, ribadiagramm ja sektordiagramm. Lisaks veel joondiagramm ja võib-olla ka see aladiagramm. Allpool olevad rohkem mulldiagramm, võrk ja võib-olla börsidiagramm on sellised natukene, ütleme, kitsamale ringile või väga sellised spetsiaalsete andmete tarvis. Ehk siis esimene valik diagrammi loomisel tuleks valida diagrammi tüüp, näiteks ma võtan tulpdiagrammi ja seejärel ma võiksin kohe klõpsata nupul lõpeta, juhul kui ma neid teisi samme ei taha täpsustada. Ja tegelikult ma tean, et andmevahemik on juba paigas. Ma tean ka seda, et ma ei peaks ka andmejadade ja diagrammi elementide puhul midagi täpsustama, juhul kui ma ei soovi. Aga ma käin kiiresti siiski need sammud läbi, et oleks näha. Kui ma vajutan edasi, siis ma saan määrata andmevahemikku täpsustada. Kuna see on juba paigas, näete, siin on ta ilusti näha, siis seda muutma ei pea. Klõpsan veel kord edasi nupul. Siin ma saan ära vaadata minu andmetabelis, millised andmejadad on. Näete, et ka need on tegelikkuses juba automaatselt paigas. Nii et võin ka siin klõpsata edasi. Ja viimane samm on võimalus lisada diagrammile pealkirja ja ka X ja Y teljele, kohe näete neid telgi, pealkirja, ja samamoodi ka võimalus määrata, kas kuvatakse legendi ja kus kohas. Vaikimisi näete on siin need sätted paigas ja alati võib need ka hiljem lisada, millest me räägime muide järgmistes peatükkides. Nii et kui siin on ka kõik okei, klõpsan siis lõpeta. Ja nüüd on mul siis see diagramm olemas ja nii nagu ma valisin, on ta tulpdiagramm ja standardsel kujul, standardsete värvidega on ta nüüd siis olemas. Ja sellest, kuidas nüüd seda muuta, räägime me täpsemalt järgmises peatükis.